Ta on hoolitsev isa, kes töötas väsimatult, et oma perekonda toetada. Vähemalt see pöörad tähelepanu. Ta on noor ema, kelle unistuseks on saada kuulsaks mõjutajaks. Hei sõbrad, mult paluti teha video 15 veidrat asja minu kohta. Niisiis, number 1. Kui noor paar satub hirmuäratava kodurünnaku ohvriks, vallandab see sünge vandenõu, mis osutub saatuslikuks. Neil olid mustad maskid, mustad särgid, mustad püksid. Iga sentimeeter nahka oli kaetud. See paljastab sünge vandenõu, mis osutub saatuslikuks. Meil võib olla oma probleeme, aga ma ei oleks kunagi midagi sellist ette kujutanud. Mina olen Elizabeth Milner ja tänan, et ühinesite meiega sarja Female Criminals selles osas. Meie lugu algab Tituse maakonnas, Texases, mis asub sügaval Ida-Texase südames. Samantha Wolfordi ja Ernie Ibarra jaoks on see tärkava armuloo taustaks. Vau! Ma ei hakka sigareti süütama. Ah jah, ma unustasin tema ära. Sest sul on see iPad käes. Kus iganes me ka poleks, kus iganes. Vähemalt see pöörad tähelepanu, aga ainult sellepärast, et see on naljakas osa. Jaa. Mis osa see on? Melly. Ernest Labarra Jr., paremini tuntud kui Ernie, sündis jõulupühal 1985 aastal. Kasvades armastas ta lugemist. Kuid tehnoloogia arenedes pöördus Ernie tähelepanu arvutite poole, nii et ta suutis juba ise neid parandada. 2008. aastal kohtus ta Samantha Wolfordiga. Samantha oli juba noor ema, kui ta Ernie kohtas. Tal oli 2 last, kaksikud, kelle ta sai oma keskkooliaegse poissõbraga. 3 aastat pärast Erniega kohtumist sündisid neil Samanthaga teised kaksikud. Nende pere kasvas veelgi suuremaks, kui Samantha jäi 2013. aastal taas rasedaks ja ootas 5. last. Ma olen otsustanud teha, ma arvan, rasedusvlogi. Ma tegin eile õhtul rasedustesti ja sain tulemuse. Ma ei suutnud aru saada, kas see oli positiivne või negatiivne. Juund sellel olid nii heledad. Ausalt öeldes arvasin, et see on negatiivne. Praegu ei ole minu jaoks hea aeg rasedaks jääda. Rääkimata sellest, et ma võtsin rasestumisvastaseid tablette. Nii et ma ei arvanud, et see võiks olla positiivne. Aga see ehmatas mind ikkagi. Ja ma lasin mõnel inimesel seda vaadata ning nemadki ei osanud öelda, kas see oli positiivne või negatiivne. Ernie töötab 2 töökohal, et toetada nende kasvavat perekonda. Aga Samantha loodab, et YouTube'i kanali loomisega saab ta aidata natuke lisaraha teenida. Hei kutid, ma olen tätoveeringute messil ja kavatsen lasta endale teha termaalankru augustuse rinda. Ma olen täiesti pabinas. Nii et ma näitan teile, kuidas. See on üleval. Kuidas ma lasin teil näha, kui laisk ma olen olnud oma Racettes vlogiga? Jah, ma suitsetan ikka veel. Ma tean, et see on kohutav, aga ma ei suitseta tihti. Mul on, kus iganes see ka poleks. Mul on üks neist e-sigaretidest, mida ma enamasti kasutan. See on tõeline maiuspala, kui ma päriselt tavalist sigaretti suitsetan. Ma püüan. Aga mu arst nõustub, et mul on elus liiga palju pingeid, et päeva pealt maha jätta. See, et olen vähendanud suitsetamist võib-olla 3-4 sigaretile päevas on hea, aga ta ei taha, et ma täiesti maha jätaksin, sest nii suure stressiga nagu mul on, võiksin ma lausa sünnitegevusse minna, kui mul poleks üldse pahe. Ma ei mängi eriti tihti videomänge. Ma ei käi väljas, ma ei ava end sõpradele, mul pole ühtegi pahet. See on muret tekitav video, mida vaadata, aga Samantha toob ilmale oma 5. lapse, väikest tüdrukut. Tere hommikust YouTube'i vaatajad! On möödunud veidi aega, aga mu sõber andis mulle suurepärase idee. Nii et ma kavatsen sellest maksimumi võtta ja seda muuta. Ta soovis näpunäiteid ja soovitusi selle kohta, kuidas ma elus hakkama saan. Nii et ma mõtlesin, et võiksin teha igapäevase nõuande selle kohta, kuidas oma aega maksimaalselt ära kasutada ja asjad sujuvamaks muuta. Nüüd, kui peres on 7 liiget, hakkavad Samantha ja Ernie suhtes tekkima mõrad. Ernie armastab videomänge mängida, kuid tema mänguharjumused põhjustavad palju tülisid tema ja Samantha vahel. Üks konkreetne tüli keskendus sellele, et Ernie mänguavatar abiellus teise naise mängutegelasega. Samantha jaoks tundub see virtuaalne pruut tõesti piiri ületavat. Et seda heastada, nõustub Ernie tegema suure žesti, et näidata oma armastust Samantha vastu.
2014 aastal seisid nad päriselus teineteise vastas ja ütlesid jah, ma tahan. Aga nende aeg abielupaarina jäi lühikeseks, sest probleemid olid kohe nurga taga. On 2015. aasta veebruari 20. päeva varahommik. Ernie ja Samantha magavad kodus oma voodis, kui äkki tungivad nende koju 3 maskides sissetungijat. Räägi mulle täpselt, mis juhtus. Ausalt öeldes ma ei tea, mis juhtus. Ma olin voodis ja magasin, kui kuulsime mingit müra ja sel hetkel, kui suutsin silmad avada, keegi haaras minust kinni, tõmbas mind voodist välja, viskas mind põrandale, hakkas mind kinni siduma ja surus midagi mu näole. Mu jumal, olgu. Nänni, ma löödin su peegliga uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja lihtsalt võitle edasi. Aga mina lihtsalt lasin ta seda teha. Jaa. Mis su mehe nimi on? Ernest Ibarra. Ernest Ibarra, olgu. Kui šerifi asetäitjad jõuavad paari koju, magavad kõik lapsed, kuid Ernie on kadunud. Sissetungijad viisid ta öösel minema. Neil olid mustad maskid, mustad särgid, mustad püksid. Iga nahatükk oli kaetud nagu klaasiga. Ma ei näinud midagi. Üks neist ütles küll nime Luke, aga see oligi kõik. See oli ainus asi, mis kedagi tuvastada aitas. Üks neist ütles, hei, Luke! Ja nad pööras need ümber, aga see on ainus asi, mille järgi ma neid tuvastada saan. Vaat on misugi Kui nad mind alla viisid, sest tema oli juba all ja nad eraldasid meid, siis ma läksin alla ja tema nägu oli verega kaetud. Ja tal olid relvad pea kohal. Kas sa tead, millega nad teda lõid? Relvaga. Olgu, kas sa mäletad, milline see relv välja nägi? See oli lihtsalt nii, et ta pidi libistama ja keskenduma sellele mehele ning see oli tema peale suunatud. Kas sa mäletad, mis värvis oli? Midagi sellist? See on must relv. Okei. Hästi. Ja teie olete üleval korrusel? Magavad. Okei, kas teil on kõik korras? Kas vajate arstiabi või midagi sellist? Kas sa just lõid mind näkku? Mul pole lihtsalt sinikad kutid. Las ma vaatan. Jaa. Tee oma nägu natuke punaseks. Ta ütles vaata teda, aga ise ei vaadanud tal otsa. Kuidas lastel läheb? Nad kõik magavad voodis. Nad ei puutunud kunagi lapsi. Ja siis ta küsis temalt, kuidas mu lapsed on? Kus mu lapsed on? Ta ütles, et lõi teda relvaga suhu ja ütles, ma ei ole siin laste pärast tema. Ja ma arvan, et ei, ma ei kavatse minna Cheetoga mängima. Ja nad tõmbasid tal juustest ja ütlesid, vaata teda, vaata teda. Ja mu pea tõmmati tahapoole. Ja ta vaatas mind ning ütles, see on viimane kord, kui sa teda näed. Ja, kas sa tahad, et me tapaksime ka tema? Hei! Kas keegi saab koos Coopiga minna? Jaa. Ma ei näinud kunagi sõidukit. Ma ei tea, mis tüüpi sõidukis need on. Jaa. 3, võib-olla 4. Võib-olla 4. Jah, kui ta läheb sinna poole koos Cooperiga igaks juhuks. Nagu ma ütlesin, ma ei suutnud tema kohta midagi öelda. Ma tean, et siin oli palju inimesi. 3, võib-olla 4. Ma võin eksida. Võib-olla oli sõidukis rohkem inimesi. Kas sa kuulsid midagi? Ma kuulsin laske või midagi sellist. Kuulsime väljas mingit saginat. Ja ma tean, et nad tegid midagi minu majas, sest ma kuulsin, kuidas midagi purunes. Aga Samantha ütleb asetäitjale, et ta suutis end ise vabastada ja nii ta kutsuski abi. Kui tema kõne ei olnud tehtud numbrile 911, vaid emale, paneb see mõned inimesed kulme kergitama. Ta tõstis mind üles ja viskas siia. Ta aitas mind lahti siduda. Kuidas ta teada sai, et sa olid... Sest nad võtsid tema telefoni, aga minu oma ei võetud. Mul oli see kaasas. Nii et ma sain valida. Nii et tal on oma telefon. Hei, nii on tema telefon, okei. Sellest ma räägingi. Mis on tema telefoni number? Ma ei tea. Sa ei tea, Ernest? Kas sul on see telefonis salvestatud? Jaa, okei, vaata seda. Mul on seda numbrit vaja. Võta see number temalt. Nii et olite siin voodis. Magasime. Mina olin sealpool. Tema oli siinpool. 5,6, 5,6. Nad käskisid tal sõrmuse ära võtta. Ma kuulsin, kuidas nad käskisid tal abielu sõrmuse ära võtta. Saame parema kirjelduse mõnest ihikust või võib-olla võimalikust sõidukist.
ma ei teadnud, et ma seda tegin. Ma olin siin kinni seotud. Negatiivne. Ta ütleb, et tegemist on mitme isikuga, kes kõik annavad musta. Ma arvan, et ma ei tea, tema sõiduk võib talle elu maksta. Kuule, vaata see number mulle üles, eks. Kas sa kuulsid teda midagi muud ütlemas peale selle, mida sa meile rääkisid? Nad ütlesid, et see oli tema isa pärast ja siis on temaga kõik. Ja... Olgu. Ja et kui ta suudaks 5 minutiga välja käia $20,000, siis nad jätaksid ta ellu. Ja ta ütles, et ta ei saa sellist raha kuskilt võtta. Kas sa tead, mis toimub? Ma tõesti ei saanud aru, kes isa oli. Mul ei ole tema isaga olnud mingit tegemist pärast seda, kui me temaga viimati probleemid olid. Olgu. Ja nad ütlesid, et tema isa kaebas kellegi peale ja lasi nende mehel vangi minna. Ja nüüd nad maksid kätte ja võtsid temalt kellegi. Tema võttis neilt kellegi ja nüüd võtavad nemad temalt kellegi. Ja ta ütles, et see pole midagi minu ega laste vastu, sest meie oleme Ibera ainult abielu kaudu. Tema on Ibera verd. Ja nad võtsid tema isikutunnistuse ja rahakoti. Kus see toimus? See oli tema veoautos. See oli tema veoautos. Nad sundisid teda ütlema talle, et ma olen üleval korrusel. Ma kuulsin, kuidas ta talle ütles. Nad sundisid teda ütlema talle, et nad lõikasid mu särgi seljast. Ja siis, pärast seda, kui nad panid mind tema ees halasti seisma ja ähvardasid minuga midagi teha, ütles see mees. Ma ei saa teha, sa olid väljas. Ma olin elutoas, kuni nad viisid mind elutuppa. Ta ütles, võta oma särk ja tee kiiresti, sest ma ei ole selline inimene. Nii et ma hakkasin oma kapis sobrama. Ta ütles, ma ütlesin tee kiiresti ja surus noa mu kõri vastu. Nii et ma haarasin suvalise särgi ja panin selle selga. Olgu. Ta haaras mu särgist ja hakkas seda lõikama ning lõikas selle krae juurest lahti ja siis pani selle. Mis su nimi on? Samantha. Wolfer. Kus see särk on? Kas see on allkorrusel? Mis värvi see on? See on Hallkamson. Nüüd käib võidujooks ajaga. Uurijad on teel Ernie isa koju, et näha, kas ka Samantha äi on sihtmärgiks saanud. Samantha jagab siis üht detaili, mis kohe silma paistab. Ernie'l võib telefon endiselt kaasas olla ja see võib kõike muuta. Kuule, see on see, mida me peame tegema. Ma pean tegema telefoni hädaolukorra asukoha päringu. Ja mul on mobiiltelefoni number olemas. Samuti on Baxter teel koos Superiga. Nii et ütle 330 mis iganes. See. 512 on teel koos 26-ga ja ta saab 1022. Aga lihtsalt ütle talle seda raadionurgas, see on hädaolukord võimaliku tõttu. Kui nad küsivad, siis tema elu võib olla ohus, nii et me peame tema telefoni asukohta tuvastama. Kodu uurides võimalike vihjete leidmiseks hakkab veel üks häiriv tõdemus kohale jõudma. Ma ei näe tegelikult eriti palju verd, arvestades, et kedagi löödi püstoliga pähe. Lavastatud ikkagi. Stseen ei ole eriti loogiline, sest ta on karm. Ei, just nii ongi. Jah, ma ootasin, et seda oleks rohkem näha. Rohkem verd. Jõuliselt. Sest ta ütleb, et teda löödi mitu korda püstoliga pähe või midagi sellist. Mitu korda. Kõik, mida ta teab, on see, et see oli must püstol. Kõik kannavad täiesti musta. Mustad kingad. Neil pole ühtegi äratuntavat märki. Sul polnud aimugi, miks keegi oleks seda teel teinud ja sa vaatasid noo poole? Ei, minu teada polnud midagi ebatavalist. Ma mõtlen, ta tuli iga päev hilja koju. Ma jõudsin kohe järeldusele, et ta petab, et ta hakkab petma. Tal ei ole eriti palju sõpru, nii et ma ei usu, et see oleks lihtsalt nali. Pärast kõike, mis varem juhtus, katkestas ta suhted kõigi oma sõpradega ja tal pole enam kellegagi tegemist. Kas te üritate mind milleski süüdistada? Ei, praegu mitte. Me lihtsalt püüame kõigi juhtunute kohta kõik üksikasjad teada saada. Noh. Küsi, kas keegi helistab mulle?
ma vaatan oma kõnelogi. Mõtlen, sa ütled, et keegi helistas kellelegi ja rääkis midagi rahast või midagi sellist. Ma ei ole neid inimesi näinud. Ma olen päris hea häälte äratundmises ja ma ei tundnud nende oma ära. Kuna Erniet ei leitud kusagilt, toovad asetäitjad Samantha ülekuulamisele, lootes, et tema lugu võib anda neile hädavajaliku läbimurde. Milline on sinu esmane ettekujutus sellest, mis juhtuma hakkab? Noh, ma võtsin unerohu, nii et mul on natuke raske märgata. Ja mul on retsept kaasas, kui sa tahad seda näha. Aga kui ma ei saa magada, siis see peaksin kohe välja lülitama, et saaksid magama jääda. Aga samas peaks olema ka nii, et saad üsna lihtsalt ärgata. Muidugi. Ma mäletan, et mingil hetkel oli natuke üle 1. Ma nägin kella. Nii, et kõik on ikka üsna udune, sest pärast unerohtu on veel üsna vara ärgata. Keegi haaras, keegi tõmbas tekki ära, mis ehmatas mind. Ja siis suruti midagi mu kõri vastu. Ja need haarasid mu juustest ning hakkasid mind voodist välja tirima. Ma ei saanud sel hetkel isegi aru, mis temaga toimub, kuni ta oli mind juba näoli maha surunud ja mu käsi kokku sidus. Ma pöörasin pead ja vaatasin kõrvale ning nägin, et midagi toimub, aga mu toas oli pilkane pimedus. Ja kõik olid musta riietatud. Kas nad ütlesid või tegid midagi, kui nad tuppa tulid? Ma mõtlen Greg, mida nad ütlesid või kes nad olid? See tüüp, kes seal oli, need olid kõik mehed. Ma ei mäleta, et oleksin kuulnud naise häält. Ja minu jaoks ma olin justkui kohe vait jäämas. Ära tee mingit häält, ära sunni mind siin vigastama, bla 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 ja püsi paigal, hoia käed koos. Ja ma püüdsin olla nii koostööaldis kui võimalik, sest ma ei tahtnud surra. Ma teen kõike, mida sa ütled. Palun ära tapa mind, mul on lapsed. Aga kui nad sind sisse tirivad, mis siis juhtub, kui nad mind voodist välja tirivad? Sherry pani mind voodile, surus mu kõhuli ja vajutas noa, mis tal oli mu kõri vastu. Mu abalude vahele. Ja samal ajal, kui ta peal oli, seoti mu käed kinni. Seal käib palju kaplust, aga ma ei saa aru, kes on kes või mis toimub. Lihtsalt, et toimub mingi segadus, nii et ma sain aru, et keegi oli üles ärganud. Ja siis keegi, kes temaga tegeles, ütles, tule siia, kao siit ära. Ja siis ta tõmbas mind järsult enda juurde, mitte kaugele laste magamistoast. Ja ma palvetasin Jumala poole, nad ei läinud sinna ega saanud aru, et seal olid lapsed. Nad sidusid mu jalad kokku enne, kui nad mind sinna jätsid. Vahetult enne seda, kui pidin oma telefoni juurde komberdama. Sest nad sundisid mind ise kõndima ja tegema asju ning lihtsalt aitasid mulle tasakaalus hoida, sest ma ei suutnud end ise toetada. Mu käed olid selja taga kinni seotud, mu suu oli kinni seotud. Ma olen üllatunud, et see mu suud katki ei rebinud. See oli nii kõvasti kinni seotud. Ta ei tundnud häält ära, ma ei teinud selle kohta midagi. Ma proovisin kõike kuulata. Nad sundisid teda piisavalt, et ta kutsuks politsei. Ja ta ütles, ära kutsu politseid ja nad lõid mind relvaga suhu. Ja ütlesid, et see ei ole see, mida ma käskisin sul talle öelda. Palun ütle mulle uuesti, mida ma pean ütlema. Palun lihtsalt korda seda. Nii, et nad kordasid seda. Ma ei saanud aru, mida nad ütlesid, sest nad olid tema näole nii lähedal ja urisesid talle kõrva. Ta ütles, Sam, ära kutsu politseid, mind ei huvita, mis juhtub. Ära kutsu politseid, sest nad tulevad tagasi ja tapavad kõik lapsed. Kuna Samantha lugu hakkab koost lagunema, ei ole uurijad valmis midagi tema sõnadest puhta kullana võtma. Osa protseduurist oli ka see, et me hakkame sinu viimaste kuude telefonikõnede andmeid kontrollima. Kas keegi leiab midagi, mis seoks selle juhtumiga seotud inimesi sinu telefoniga või looks mingeid seoseid? Sa oled selles kindel? Jah, ma tunneksin ära tuttava hääle. Ei, ma räägin sellest, kas sa olid sellega, mis su mehepea juhtus kuidagi seotud? Ei,
nii et sul polnud sellega absoluutselt mingit pistmist? Ei, mul polnud sellega absoluutselt mingit pistmist. Ma ei oleks nii koostööaldis, kui mul oleks sellega midagi pistmist. Noh, ma mõtlen, et ainult sellepärast, et inimene teeb koostööd, ei tähenda, et ta pole midagi teinud. Ilmselgelt, kui keegi tahab meid eksitada. Kas ma olen selle peale mõelnud? Kas ma olen mõelnud teda pussitada? Rohkem kui korra. Kas ma olen mõelnud talle tulistamisele, kui mul oleks relv? Mõte on olemas ja ma ei ütle, et see poleks mulle pähe tulnud. Ta on mind viinud selleni, et ma tahtsin tema oma alles hoida. Ja see juhtus keelelt? Ei. Ta ei viinud sind eile õhtul selleni? Ei, me ei tülitsenud üldse. Mis viiksid siis selleni, et sa tahaksid teda kas tulistada või pussitada? Kui ma näeksin, et ta panenud käe mu laste külge. Millal sa viimati midagi tegid? Siis, kui ma lasin ta vahistada. 2014 aastal sai Samantha Ernile lähenemiskeelu pärast seda, kui ta süüdistas teda ründamises. Prokurörid kinnitasid hiljem, et Erni kutsuti ülekuulamisele ja lõpuks vahistati. Aga mis puudutab tänast õhtut, siis kadumisega polnud sul mingi pistmist. Sa tead mama tädi? Ei. Sa oled sellest täiesti kindel? Jaa. Vaata mun otsa. Ma pean teadma tõde. Kas sul oli mingi pistmist Örmi kadumisega? Ei. Kas sul oli mingi pistmist tema surmaga täna õhtul? Ei, surnud. Ta on surnud. Seda ma üritangi teada saada. Kui ta on surnud, siis ei. Kas sa arvad, et ta on elus? Ma loodan seda. Kas sul oli sellega midagi pistmist? Ei. Sul polnud tema kadumisega mingit pistmist? Mitte midagi. Kui jumal hoidku, ta leitakse surnuna, kas sul oli sellega midagi pistmist? Ei. Ei. Tal polnud sellega mitte midagi, absoluutselt mitte midagi pistmist. Absoluutselt mitte midagi. Nad praegu ei lähe. Nad lihtsalt hoiavad teda, et ta isa juurde pääseda. Ma tõesti ei taha oma mehe pärast sinuga mänge mängida. Samantha pole veel pääsenud. Teda küsitletakse tundide kaupa. Las ma küsin sinu midagi. Kuidas sa abi kutsusid, kui tema oli kinni seotud? Ma kasutasin oma nina. Nii et nad ei võtnud su telefoni kaasa. Nad jätsid su telefoni sinna. Nad küsisid mult, kas mul on telefon ja ma ütlesin talle, et ei ole. Ja nad küsisid temalt, kuidas sa selle kätte said. Ma vingerdasin külje peal. Või oli see tuba? Ma olin ülaporruse sellel poolel. Ja see oli surutud voodi ääre alla. Ülaporruse sellel poolel. Kas sa hoiad seda seal või panid selle sinna 5 sekundiga? Ei, see kukkus voodist maha. Kui nad mind kinni haarasid, tundsin, kuidas see libises, sest ma tavaliselt hoian seda oma... Miks sa siis lapsed üles äratasid? Miks sa seal voolis olid? Neid lõid ja nad üles ajasid. Kui vanad su lapsed olid? 7, 3 ja 1. Ja ma olin hirmul selle pärast, mida nad minuga ja nende vanematega, minuga ja nende isaga tegid. Pane neile relv külge ja helista 911. Kellele sa helistasid? Minu ema oli esimene number minu kõnelistis. Ma lihtsalt kasutasin oma nägu. Nii et selle asemel, et abi saamiseks 911 helistada, helistasid sa oma emale. Kuidas sa saad oma näoga 911 valida? No kuidas sa siis oma näoga emale helistasid? Ma ei valinud ema numbrit. Ma lihtsalt vajutasin esimest asja, mis seal oli. Lihtsalt juhtus nii, et see oli mu ema. Aga ma mõtlen, et sa siis vajutasid seda. Jah, ma lihtsalt surusin oma näo vastu telefoni. Ja see oli see number, mida ta valis. Ma ei proovinud mingit kindlat numbrit, ma lihtsalt proovisin kellelegi helistada. Okei. Nii et sa ei tahtnud ju oma emale helistada? Ei, ma lihtsalt helistasin suvalisele inimestele, vaata. Ma ei saa aru, miks sa saad oma 7-aastase lapse nii üles keerata ja öelda, et helista 911, me saame abi. Näed, seda ma räägingi. Sellise väiksed asjad ongi need, mis tegelikult näevad päris hea välja. Siis ei peaks teik täna hommikul vabandama. Kas sul oleks midagi selle vastu, kui ma enne täielikku nõustumist oma emaga räägiksin? No, kui sul pole midagi varjata, siis miks sa minuga ei räägi? Sest see pole midagi isiklikku sinu vastu, vaid lihtsalt politseinike vastu üldiselt. Sa kuuled nii palju negatiivset ja kuidas nad pole tegelikult abiks ja lastekaitse samamoodi. Ja ma tahaksin lihtsalt oma ema ja isa arvamust kuulda, kas see on minu huvides. Mul ei ole midagi varjata. Ja isiklikult pole mul selle tegemisega probleemi, aga ma ei taha teha midagi, mis lõpuks mulle kahjuks tuleb või mille kohta tehakse valesid oletusi. Ma tahtsin nagu oma vanemaid. Tead mis? Tead, mida ma arvan? Ma arvan, et kaua ei lähe, kui nad sind kinni panevad. Seda ma arvan. Ma arvan, et sa oled kogu aeg minu üle naernud. Sa tegid seda. Jah, mul on õigus. Ma arvan, et sa oled valetaja. Seda ma arvan. Ma arvan, et sa tead tähtsalt, kes seda tegi ja ma usun su kuradi juttu hetkeks. Seda ma arvan. Kui ülekuulamine muutub intensiivsemaks, köidab peagi detektiivi tähelepanu uus nimi.
ma arvan, et sa tead. Ma arvan, et sa tead täpselt, kes seda tegi. Ja ma arvan, et sa kargad. Ja just seda ma üritan sinu peas esile kutsuda. Ära lase hirmul takistada end tõtt rääkimast. Sest kui sa tead, kes need mehed olid, siis tead ka, miks nad seda tegid. Sul ei ole midagi, mille pärast end süüdi tunda. Aga süüdi teeb sind see, kui me tõestame, et sa oled meile siin valetanud. Aga kui see on nii, siis ma tõesti tean, kes seda tegid ja miks nad seda tegid. Kas see ei tee minust siis nagu kaassüüdlase? Ei tee? Kindlasti ei tee. Ei, see teeb sinust hirmunud ema lastega. Täpselt see sind teebki. Ainus teine asi. Okei, näed, ma teadsin. Sa tead, Sam. Sa tead, ma ei valeta sulle siin. Sa tead, et ma tean. Ainus teine asi, mida ma tean. Ja ma isegi ei tea, kas ma tean. Okei. Ma olen olnud haiglas koos oma sõbranna Charlotte'iga. Ja tal on seal üks mees ja ma mannud Jumala nimel. Ma ei saa minna sinna välja, et ma oleksin midagi sellest rääkinud. Sest neil on siin palju sõpru ja mu elu satub ohtu. Aga ainus muu asi, mida ma tean, on see, et Dean Burr rääkis temast. Sellistest probleemidest, nagu ma just sulle rääkisin, mul on probleem rääkida oma sõpradega meie probleemidest. Mul ei ole neid eriti palju. Nii et kui ma saan ühe oma sõbraga kokku, siis ma tahan rääkida kõigist probleemidest, mis meil võisid olla. Ja ausalt öeldes, viimasel ajal pole neid eriti olnud. Ja meil on majas olnud probleeme ning ma polnud Charlotte'it ammu näinud. Tal oli toas üks mees ja ta rääkis, kuidas üks mees ei tohiks naist niimoodi kohelda ja et sa ei tee selliseid asju teisele inimesele. Ta ütles, et hakkab olukorraga tegelema. Ma ei võtnud teda tõsiselt. Olgu. Vaata, sina tead, kes seda tegi, aga see ei tea. Aga neil pole mingit tõendit, et tema seda tegi. Mul on ainult see, mida ta ütles. Olgu, kes see mees on. Tema nimi on John. Ametnikud ütlevad, et John või John Rebel, kellest ta räägib, on mees nimega Jonathan Sanford. Kui tema ja Samantha kohtusid, oli ta tegelikult just lõpetanud vanglakaristuse sissemurdmise ja sündsusetu käitumise eest lapsega. Nii et kui tema seda tegi, keda sa arvad, et ta endaga kaasa looks? Ma ei tunne ühtegi tema sõpra. Aga eile haiglas oli ta kaasas üks mees, keda ma linnast tunnen. Tema nimi on Tay. Kes? Kay Ryan. Tay? Tay on etsusta rahaline. Tay Ryan on lasten hoollaja mees. Jah. Okei, ta lõi teda temada. Kust ta pärit on? Ma ei ole veel öelnud. Jah, ta oli temaga haiglas. Ma ei saa garanteerida, et need on õiged inimesed. Aga ma tean seda meest. Sam? Sa tead, see mees tegi seda. Sa tead, et ta tegi seda. Ja asi on selles. Aga miks? Tal on tõsised psühholoogilised probleemid. Miks? Mida sa ütlesid? Mida sa ütlesid, kui ta ütles, et ta hakkab probleemida tegelema? Ma lihtsalt naersin tema üle. Ma arvasin, et ta teeb nalja. Seal oli veel üks inimene. Kes seal oli? Aga ma ei tea. Ma vannud Jumala livel, ma ei tea. Ma tean, et tal on palju inimesi, keda ta nimetab oma vennaks. Kas sa arvad, et nad läksid sinna ja tegid seda lihtsalt sellepärast, et ta oli sinu vastu õel? Ma ei tea. Kus on meie narkotehi? Ma ei tea. Ausõna, ma ei tea. Aga sina? Ma tean, et mu abikaasal on olnud palju aega. Aga kas sa sisimas arvad, et see oli tema? Jaa. Sa oled kindel, et tema tegi seda? Ma ei ole kindel. Ma ei saa kindel olla, sest ma ei näinud ühtegi nägu. Aga mis paneb sind siis arvama, et see oli tema? Lihtsalt selle järgi, kuidas ta seda ütles, kuigi ma naersin ta välja. Ta istus tagasi niimoodi. Nüüd sinu majas. Miks sa arvad, et see oli tema, kui ta oli sinu majas? Ikkuse pärast. Ja seal oli üks tüüp, kes oli Jeremy moodi kehahitusega. Oli küll. See on tõsi. See on tõsi. John on kõhn, pikk ja kõhn. Tal on väga halb kriminaalne taust. Seal oli üks pikk ja kõhn tüüp. John Grable? Jah. Sa ei tea tema nime? Ei. Ja teema. Siiski tuleb teda Charlotte Marsh. Jah, olgu. Ta elab temaga koos. Me leiame ta, kui sa saad õpetada. Me leiame ta. Palun, ära lase sel mulle kaela langeda. Ma ei taha seda.
ma ütlen sulle kohe, ainus viis, kuidas me saame seda garanteerida, on see, kui sa näitad näpuga ja tead, et ta tegi seda. Või arreteerime ta ja laseme ta vanglast välja. Ta ei saa sind süüdi mõista. Ma ei taha, et keegi sisse tuleks. Noh, siis on parem, kui hakkad tõele näkku vaatama. Tee selgeks, et kui ma politsei kutsun, tapavad nad mu lapse. Kuna Samantha nägi 3 sissetungijat, pöördub tähelepanu nüüd Jonathani ja tema sõprade poole. Ainus asi, mida ma selle turske tüübi kohta tean, on see, et teda kutsuti JoJoks, aga mulle öeldi, et see pole tema nimi. Nad ütlesid, ma usun, et nad ütlesid, et tema nimi on Jose, aga teise mehe kohta ei tea ma üldse midagi. Aga see on väga hirmutav. Jah. Ma loodan, et nad lihtsalt viisite välja ja peksite läbi, kui ta veel elus on. Ta on väga hirmu äratada välimusega mees, see 3. mees. Aga sa ei tea, kes ta on? Ei. Sa ei tea tema nime? Ei, nad kutsuvad teda. Nad kutsusid teda kogu aeg JoJoks ja ma küsisin Johnilt, mis tema nimi on ja ta ütles Jose. Aga see ongi kõik, mida ma selle mehe kohta tean. See ongi kõik, mida ma tean ja ta näeb ka hirmus välja. Nii et kui ma lähen sisse ja ütlen, et seal on mustanahaline mees koos Jaaniga, siis ma võin minna ja öelda, et hei, seal on John, seal on Tai, kus on JoJo? Ja nad saavad täpselt aru, kellest ma räägin. Nii nad teda kutsuvadki. Ja, kõik kutsuvadki teda JoJoks. Detektiivid kinnitavad JoJo ja Tay päris nimed. JoJo päris nimi on Jose Ponce. Tay päris nimi on Octavius Rhymes. Mõlemad värbas Jonathan. Alguses kavatsesid nad paigutada metamfetamiini Ernie veoautosse, et teda narkokuriteos süüdi lavastada. Kuid grupp, sealhulgas Samantha, arvas, et mõrv oleks lihtsam. Selles ülekuulamise etapis näib Samantha olevat ebakindel, kas tema abikaasa on elus või surnud. Üks asi, millest peame ka aru saama, on see, et me ei tea, kas ta on elus või surnud, sest me alles otsime teda. Aga näiteks, kui me peaksime ta leidma ja ta on surnud, tehakse lahkamine, siis suudetakse meile öelda, mis oli surmaaeg. Seega pean ma veenduma, et ajavahemik, mille ma sulle andsin, on see ajavahemik, millest sa mulle räägid, kui need mehed su majja sisse tungisid. Aeg, mille ma sulle andsin, on täpne. Sest ma ei taha öelda, et see ilmselt kõik, mida ma selles avalduses kirjutasin. Kõik, mida ma selles eelmises avalduses kirjutasin, on tõsi. Ma tahan lihtsalt olla kindel, et meditsiinitöötajad, kui ta leitakse surmana, kuigi me loodame, et see oleks hullumeelne ja leiame ta elusana, aga kui nad mingil põhjusel tõesti läksid liiga kaugele ja tegid talle tõsiselt haiget. Ma ei taha tagasi tulla ja kuulda kohtuarstilt, et surmaaeg oli kuskil 8:30 või 9 paiku. Teate küll. Siis te ei saa teda enne näha. Ma ei tea, me peame ta kõigepealt üles leidma, seda me praegu üritamegi teha. Aga kui sa ei olnud meiega aus ja ei öelnud, kes need mehed olid, kes sinna tulid ja ta kaasa viisid, siis raiskasime palju väärtuslikku aega ja nüüd on juba peaaegu 10. Me oleme sinu majas olnud alates kella 2:30. Ja tead, sa alles nüüd räägid tõtt, aga need olid need mehed, kes majja tulid ja su kaasa viisid. Tead, see on 7 tundi, mille me oleme raisanud selle asemel, et teda otsime. Ta ootab igasuguseid uudiseid oma abikaasa kohta, kuid Samantha käitumine ülekuulamisruumis, kui teda jäetakse järelevalveta, paneb mõned inimesed kukalt kratsima. Siin näeme, kuidas ta joonistab tahvlile südameid. Veidi rohkem kui minut hiljem näib ta hakkavad tahvlile nimesid kirjutama, enne kui need maha kustutab. Vähem kui 10 minutit hiljem kirjutab ta: tere, mu kallis, siis ma vajan sind, kallis. Oma viimases kirjutises, mis näib olevat suunatud uurijatele, kirjutab ta: kas te olete mu abikaasa leidnud? Kuid kohtudokumendid näitavad, et Samantha teadis kogu aeg, mis tema abikaasaga juhtus. Detektiivid leiavad sõnumid, mille Samantha saatis Octavius Rhymesile ajal, kui politsei otsis Ernie telefoni. Ühes konkreetses sõnumis seisab: hävita telefon, pane see kinni, viska telefon minema, liigu edasi. Titus County Sheriffi büroo sõnul ütles Samantha neile, et kahtlusalused sõitsid tema enda Chevy Equinoxiga. See on detail, mida ta uurimise käigus tunde varjas. Sheriffi asetäitjad leidsid ja arreteerisid Jonathan Sanfordi ja Jose Ponce'i just siis, kui nad lahkusid Titus County regionaalhaiglast. Samal ajal arreteeritakse Octavius Rhymes peaaegu nädal hiljem, 26. veebruaril 2015. See, mida kahtlusalused uurijatele avaldavad, on nende halvim õudusunenägu. Ernie päästmiseks polnud enam midagi teha. Kogutud teabe põhjal saavad uurijad teada, et Ernie viidi eraldatud paika Lone Star Steel Milli kaguküljel Campi maakonnas Texases. Ta viidi metsa ja hukati seal. Uurijate sõnul oli see Jose Ponce, kes päästikule vajutas ning lask tabas Erniet kuklasse. Kuid kõiki kahtlusaluseid, sealhulgas Jose Ponce'i, Octavius Rhymes'i, Jonathan Sanfordit ja Samantha Wolfordit süüdistatakse mõrvas ja inimröövis. Jonathan ja Jose ei pidanud kunagi vandekohtu ette astuma.
mõlemad tunnistasid end süüdi mõrvas ja inimröövis ning mõisteti 50-aastasele vanglakaristusele. Kuid Octavius otsustab riskida ja viib asja kohtusse. Ta mõistetakse süüdi raskendatud inimröövis ning saab 23-aastase vanglakaristuse lisaks 75 aastat mõrvasüüdistuse eest. Samantha otsustab samuti vandekohtu ette minna. Kas see tasub end ära? 2017 aasta 14. septembril, rohkem kui 2 aastat pärast Ernie mõrva, mõistetakse Samantha Woolford süüdi mõrvas ja inimröövis. Ta saab grupi kõige karmima karistuse, 99 aastat vangistust. Texase kriminaalõiguse osakonna andmetel saab Octavius Rhymes tingimisi vabastamisele kandideerida 2026 aasta augustis. Jonathan Sanford, Jose Ponce ja Samantha Woolford saab tingimisi vabastamisele kandideerida 2040 aastal. Samantha Woolford kannab oma karistust Gatesville'i vanglas Texases. Aitäh, et kuulasite seda naiste kurjategijate episoodi. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle järgmisel korral uue juhtumiga.